Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 97. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin küll ühe naisterahva, kellega me üks ühele polegi siiamaani kordagi veel kohtunud, aga ma olen juba häid jutte kuulnud, nii et asume kohe teema kallale. Tere tulemast Pärnu JK Vapruse kogukonnajuht Brit Rondo. Tervist, tervist! Räägime kõigepealt lahti selle kogukonnajuhi töö. Ma olen küll seda ühtepidi käsitlenud ja teisipidi käsitlenud erinevate ka Vapruse kogukonnajuhtidega, aga igaüks, ma arvan, ka nagu mõtestab seda erinevalt, et mis on sinu sõnade kohaselt Vapruses kogukonnajuhi töö? Hea lühike kokkuvõte oleks Hunt Kriimsilm. Hunt Kriimsilm. Jah, et ongi hästi palju erinevaid nii-öelda kategooriaid, mida siis hallata. On siis seal sotsiaalmeedia, on mängupäevakorraldused, on see fännidega suhtlus. Muidugi ei saa välja jätta ka erinevaid koostööpartnereid. Et see on jah selline Hunt Kriimsilm, et iga päev on natuke erinevalt. Kuidas sa siia sattusid sedasi, et mõtlesid, et see ongi mulle? Või kuidas sa jõudsid siia? See kukkus mulle sülle. Üks hetk sain teada, et Rocco lihtsalt elu on edasi läinud ja ei soovi jätkata. Siis nad olid seal omavahel mõelnud, et kes oleks ideaalne kandidaat, et kas nad avavad selle nii-öelda panevad töökuulutuse üles või mitte. Ja siis võeti minuga ühendust, küsiti, et ennem kui me üles paneme, et kas sa oleksid huvitatud. Ja kuna ma olen jalgpallis sees nüüdseks olnud natuke üle 7 aasta, siis see tundus täpselt see õige. Kuidas sa oled siis jalgpalliga seotud olnud juba? Vapruse esindusmeeskonnas mängib minu elukaaslane. Okei, no siis on sul väga tihe sidusus olemas. Ja, kui ma varasemalt tegin nii-öelda tööst vabaks neid jalgpallipäevasid, kui mängud olid, siis nüüd minu töö ongi neid korraldada ja seal olla, nii et mul on 2 ühes. Kas selle võrra nagu keerulisem ei ole, et see vastutus on nagu teistmoodi, et muidu oli ju lihtsalt see läksid nagu mängu vaatama, aga nüüd sa pead ju jälgima nii palju erinevaid asju kõike. Eks algul oli kindlasti palju mida õppida, millega kohaneda, aga samas kui jalgpallis sees oled ja varasemalt siin kooli kõrvalt olen ka Vapruses praktikal olnud, seega natuke oli teada, aga väga palju tuli ka. Ja arvata on, et see on ikka täiesti uus kohanemine on ju. Aga õnneks olid nii Karin kui ka Rocco juba päris tubli töö teinud, et selle võrra nagu ma kujutan ette, et ta nagu lihtsam. Muidugi, fundament on väga tugeval. Ja, aga kui sa räägiksid või kirjeldaksid ühte enda tööpäeva, et mida siis kogukonnajuht teeb? No näiteks täna, kui me siin salvestame esmaspäeval, eks ju. Et milline see tööpäev siis võiks välja näha? No siin ei saa võrdlusmärki tuua iga päeva puhul, et iga päev on tõesti erinev ja eriline. Aga kui me konkreetselt tänast päeva mõtleme, siis ongi, kuna on kuu algus, siis on erinevad koostööpartneritega suhtlused, et mis me eelmisel kuul tegime, siis on kindlasti meie nii-öelda eelmisele kuule siis tagasivaatlik uudiskiri, erinevad sotsiaalmeediapostitused, nüüd ongi, et hakkab koondise paus, mis tähendab siis seda, et sel korral 7 meie mängijat on erinevates noorte ja meeste koondises, et siis on seda natuke vaja kommunikeerida, siis õhtupoole on erinevad koosolekud veel, siin kuna on tulemas varsti ka Pärnu Summer Cup, siis selle raames. Ja nii ta vaikselt õhtusse läheb, õhtul on oma trenn ja... Mis trennis sa ise teed? Taiboksis käin. Ma mõtlesin, kui sa nüüd ütled jalgpallis, nagu elad küll nagu ainult ühe asja nimel on ju. See on jah, täiesti teises maailmas, täiesti teine seltskond, et natuke saabki sellest tavarutiinist välja. Ja, aga kui rääkida veel siis Vapruse poole pealt ja kogukonnatööst, et ma tean, et hästi palju sa teed ka erinevaid neid sotsiaalmeedia postitusi, selles mõttes ka videolõigukesi on ju. Ja ma olen ka näinud erinevaid selliseid, üks oli hästi vahva, kus mul ka tähelepanu juhiti nii-öelda, kus pidid mingid kuulsate interneti, ma ei tea, kas inimeste või naljapiltid nagu järelpoosid tegema. Emotsiooni, Ja see, kui ma vaatasin, et püha jumal, kus sa selle mõtte peale tuled, et nagu sükest asjades on nagu väga äge väljaspool kasti täiesti on ju, aga kus sa selle sisendi saad niimoodi? Kuna ma sain teada sellest tööst ja sellega, et ma Vaprusega liitun kuskil novembrikuus või oli oktoobri lõpp, siis ma vaikselt hakkasin juba mõtlema, kuidas mida teha, et kuna mul on ikkagi sotsiaalmeedia haridus, siis eks mul kirg on sotsiaalmeedia ka, sellega siis seoses, kuna ma nägin, et varasemalt on neid videosid vähem tehtud või ongi spetsiifiliselt siis jalgpalli ümber, et vahepeal nii-öelda härrasid ka kassist välja tuua, siis natuke selliseid ideid, leiabki sotsiaalmeediast, TikTokist põhiliselt, et mul on hetkeks tehtud kaust, kus on üle 150 video idee, nii et varsti äkki näeb juba järgmisi ka Vapruse lehel.
Issand, kui äge, üle 150 idee. Mamma mia, need ju annab realiseerida. Noh, õnneks selles mõttes, kui vaadata TikToki mastaabis, siis seal on need lühivideod, ehk siis need ei võta nagu palju energiat. Aga samas, et leida see rahvas sinna video ette, need esindusmeeskonnaga näiteks natuke keerulisem, ma pean ikka moosima ja paluma, et nad seal tuleks, aga mida noortemate poole ma lähen, siis kõik on hea meelega videos, nii et see on õige sihtrühma valimine. Kui sellest pidingi küsima sinu käest, kui lihtne sul neid ära rääkida on, et ma tean, et see sats, kus minu poeg mängib, et noh, see veel on juba, noh, see juba isegi on niimoodi, et nagu kas nii või nii on ju. Et noh, ühelt maalt on ikkagi see, et ma olen noh, vahepeal liiga tähtis selle jaoks on ju, mitte üldse halvas mõttes on ju. Et kui lihtne siis on ära moosimine nii-öelda? Oleneb videost, kui selles mõttes see läheb, üldjoontes, kui ma mõtlen video tegemise peale, mul tuleb automaatselt selle video ideega kaasa mingid näod, keda kaasata tahaks. Ja kui ma nagu konkreetselt niimoodi pöördun nende mängijate poole, siis on lihtne. Aga kui ma lähen nüüd niimoodi hommikuti trenni, et tere kutid, täna me filmime seda, siis ikka algul naerdakse mind toast välja. Et esindusmeeskonnaga on selles mõttes, noh, kuna side on natuke teistsugusem, ma olen nendega kui mitte päris iga päev, siis üle päeva koos. Et siis nagu ma tean täpselt, aga noh, muidugi on ka see, et kui ma nooremate poole lähen, siis ega neil väga ei ole õigust ära öelda, sest et noh, nad saavad nii vähe kajastust, et selles mõttes, aga siiani ega mul mingi videoidee või videoteostus ära pole jäänud, et ikka lõpuks olen kellegi sinna kaamerate leidnud. Ma usun, et ikkagi on päris palju ka neid noori, keda see teema nagu huvitab, et jah, võib-olla mõni tunneb, et see ei ole mu tugevaim külg kaamera ees olla, aga väga paljud noored on nii harjunud sellega tänapäeval, et nagu pigem yes, ma saan nende klubisse panustada, on ju. Et see on nagu nii ja naapidi nii-öelda. See on jah, selles mõttes, eks seda kaamera ees olemist saabki harjutada ainult kaamera ees olemisega. Et siin nii mõnigi mängija ma juba näen seda nii-öelda arengut, et kui ta algul mul kaamera ees oli, siis oli hästi selline jäik ja ütles täpselt seda, mida ma sõna-sõnalt ette ütlesin. Nüüd on niimoodi, et ütlen mõtte ja me teeme ära. Et selles mõttes seda tuleb harjutada, kas siis minu kaudu või ise, et selles mõttes see on harjutatav. See ongi see sama usalduse tekkimise küsimus ka, et kas ma nagu usaldan seda, mida sa teed on ja see võtab hästi väikese hetke nagu ikkagi aega on ju. Ja kui ta juba näeb, et esimesed tulid päris ägedad välja, et no siis ongi lihtsam juba jaa öelda edaspidi on ju. Et noh, oleneb kindlasti teest ka, et kui see ei ole midagi piinlikku või selles mõttes, et siis ilmselgelt on ikkagi lihtsam. Ja üldse nende videode puhul ma kujutan, et on päris nagu keeruline, kui ma olen ka jälginud kas Kossu oma videosid või ka Võrgu videosid või ka teie videosid on ju, et minule nagu meeldivad sellised natuke naljakamad videod, aga samas ma tean, et on ka võib-olla inimesi, kes mõtlevad, et te teete ju nagu profisporti, mis nalja videosid te teete on ju. Aga seal on seda nii keeruline seda kuldset keskteed leida või kuidas sulle nagu tundub? See jah, selles mõttes see tuleb nii-öelda tajuda piire, et teada ka oma sihtrühma, et ma tean, et meil pigem lähevad need naljavideod hästi, et kuna meil on kõik koostööpartnerid ka öelnud, et nad annavad mulle vabad käed, mida ma sotsiaalmeedias teen. Mõnigi on öelnud, et jah, et tahakski nagu kastist välja, et midagi nagu teistsugust, et ei taha sulanduda sinna halli massi. Et see on jah, põhiline, et teada oma piire. Ja kuidagi peab eristuma ja olgem ausad, seda muud jama on ju nii palju, et siis on nii tore, kui keegi korraks nagu või kui pilk satub peale sellisele videole, mis nagu need pinged maha võtab, on ju. Vau, issand kui äge. Ja just, meie nagu puhul on see ka, et videoid ongi kahte erinevat, et üks ongi see, et näiteks me kutsumegi rahvast jalgpallimängule ja teine ongi siis see nii-öelda peale trenni tehtud mingi äge challenge, väljakutse, midagi sellist. Et natuke nagu mängijatel oleks ka endal lõbusam, et ei ole ainult see, et töö, trenn, kodu, töö ja trenn ongi sama, aga et selles mõttes, et midagi nagu teistsugust ka luua. Jaa, aga rääkides nüüd nendest mängupäevadest, kuidas see korralduslik pool on või mis sa siis tegema pead? Just nüüd möödunud kodumängul võtsin aega, tegin staadioni mänguks valmis 2,5 tunniga. Mis see tähendab? No, see tähendab siis seda, et kõigepealt peavad saama kõik õiged lipud masti, siis peavad saama seal erinevad need fännitooted välja, kõik meie need lipud, istumisalused, kõik vähegi, mis nagu meid puudutab, need paika. Siis mida mina küll konkreetselt ei tee, aga on ka väga suur osa mängupäevast on nende reklaamplakatite väljakule panemine, et see võtab selline natuke alla 2 tunni on ülespanek ja siis mahavõtt samamoodi.
ja eks ta niimoodi see aeg lähebki, prindid seal erinevaid neid mängupäevakavasid koosseise, siis on kohtunikega koosolekud, et ikka pikk päev. Kusjuures vaata meie, kes me ütleme lihtsalt vaatame, me ei tea üldse tausta. Me tuleme sinna vaatama, kõik plakatid, kõik sildid, kõik on nagu justkui iseenesest mõistetav, et on olemas, on ju, aga me ei näe seda tööd seal taga. Ja see ongi selles mõttes, suurematel klubidel ilmselgelt läheb see kiiremini, sest neil on rohkem inimesi abikäsi, aga meie teeme seda suures pildis 4 pluss siis mõned vabatahtlikud, et eks ta väikse linnaklubina võiks nii öelda, kui me siin näiteks Tallinna omadega võrdleme, et on teistmoodi kindlasti ja meil on rohkem sellist näputööd ja et me kõike teeme ise, aga see ongi see, mis selle õige õhkkonna loob, et me teame, et see on õige asi. Jaa. Ma mõtlen, et kui sa ütled, et sul mängib kaasa jalkat, on ju, ja siis sa töötad ka nüüd jalkavaldkonnas, kas teil on nagu kogu aeg see jalkarütm sees põhimõtteliselt kodus ka või? No see on olnud nii ja ma arvan, on ka tulevikus nii, et selles mõttes jah, jalgpall on esikohal meie elus, et kodus me küll selles mõttes, okei, kui vastastiimid mängivad näiteks ja meil on vaba õhtu, siis me vaatame ka seda jalgpalli kodus, aga muidu proovime kodus jalgpallimaailmast võimalikult eemale hoida, lihtsalt ongi see, et muidu on 24/7 jalgpall. Et kui mõlemad töötavad nagu selles valdkonnas, siis on väga keeruline niimoodi, et nagu täna me räägime millestki muust kui jalgpallist. Okei, millest? Ja ei, selles mõttes, eks ta natuke nii-öelda tööd nõuab, aga ongi, kuna suhteliselt palju teeme ka kodukontorit, ehk siis see töö on nii juba kodus, siis võib-olla see ongi see, mis nagu paneb piirid, et täna me rohkem jalgpallist ei räägi, et vaatame, ma ei tea, mingit seriaali või filmi või ma ei tea, vahepeal isegi mingit multikaid, et lihtsalt see nii-öelda aju välja lülituks. Aga kui sa ise käid taiboksis, mulle tundub see nagu nii jõhker ala, sa ei tundu nagu nii jõhkra naisena. See paneb imestama väga paljusid selles mõttes, et kui ma siin esimese tööülesandena käisingi jaanuaris-veebruaris lastevanemate koosolekutel ennast tutvustamas. Mu avaslaid oli minust endast, või selles mõttes, et ma rääksin, kes ma üldse selline olen, et ma nende ees seal olen. Ja siis rääksin oma sportliku tausta ka, ütlesin et alustasin 12 aastat, tegelesin iluvõimlemisega. Ja nüüdseks olen taiboksja. Oota, te iluvõimlemisest, sa nägid, kuidas mu silmad käisid ümber pea. Et see on jah, ma seal viskasingi nalja, et ma alustasin lapsena kõige naiselikumast spordialast ja nüüd ma olen kõige mehelikuma peal. Et see on hea selline üleminek, aga see kuidagi, eks mul vend teeb, mul sugulane teeb ja nii ta läheb, et kui korra sinna maailma satud, siis ja see paneb silma särama, siis muidugi. Kas sa haiget ei karda saada või? Ma arvan, mul on kehal praegu mingi 10 verevalumitsinikat, et selles mõttes on tavapärane. Aga see annabki võib-olla nii-öelda eesmärgi, mida rohkem trennis, millele keskenduda, et kuidas kaitsta, kuidas teha, et kõik need sinikad on ju sellest, et ma olen trennis midagi valesti teinud, et ma ei ole kaitsenud. Mina ei ole taiboksi kunagi harrastanud, ma isegi ei kujuta üldse ette, ma arvan, et see on nagu löömine. ma arvan, et kuidas see trenn üles ehitatud on, et kas teil ongi ainult see nagu löömine, kaitsmine või kuidas see nagu päriselt nagu on? No konkreetselt selles klubis, kus mina käin, on meil 3 korda nädalas trennid, esmaspäev, kolmapäev, reede. Ja meil ongi niimoodi, et esmaspäev, kolmapäev on siis algab soojendusega, siis ongi vastavalt siis trennile, kas me teeme mingi käte nii-öelda kombosid, et harjutame erinevaid lööke järjest või siis on jalgade kombod, mis iganes ja siis lõpetamegi sellise, kus me siis nagu kõik trennis õpitud paneme nii-öelda kokku ja see on siis tavaline trenn ja siis reedeti on sparring, ehk siis see ongi nii-öelda võistlus. Põhimõtteliselt jah, 3 minutit ja enam-vähem seal 7-10 paarilisega siis võitled. Oota, iga ühega 3 minutit või? Jah, see on selles mõttes taiboksi maailmas ongi tavapärane, et üks raund on 3 minutit. Ei, ma mõtlen see 7-10 iga ühega neist nagu võitleda. Jah, et trenn on tund 15 pikk, et siis ta jõuab selles mõttes aega. Ma mõtlen, et kui sa ütled, et sul on käed jalad praegu sinikad ja verevalumaid täis, et kas selle momendi sees on ju valus või siis on adrenaliin nii üleval, et ei pane tähele või? See on niivõrd kuivõrd, et üldjoontes ikkagi on adrenaliin ja sa saad trenni lõpus aru, et oi, kuskilt siit nüüd hakkab valutama. Aga vahepeal on ka niimoodi, et kui see nagu löök tuleb
kuidagi kas siis ongi närvi kohta või kuhugi nagu täiesti kondi peale. Et siis sa saad kohe aru ja siis ongi see nii-öelda minut aega, kus sa hingad sügavalt sisse ja välja, mõtled, miks sa siin oled ja lähed edasi. Ja sa räägid sellest nii rõõmsalt. Jaa, no ei, mulle lihtsalt meeldib see spordiala, ma ei saa midagi sinna parata. Et kas sa siis sattusidki sinna tänu vennale või te kuidagi koos hakkasite seal käima? Ei, tegelikult oli algul see, et ma mõtlesin enesekaitsjana, läksin algkursusele. Lihtsalt mitte sellepärast, et mul nüüd oleks vaja seda enesekaitset, aga kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Ja läksingi enesekaitse pärast õppima sinna, õppisin 3 kuud. Ja peale seda mul jäi väike paus sisse, sest töö ja trenni ajad lihtsalt ei sobinud, ei kattunud oma vahel hästi. Ja siis, kuna mulle see trenn ikkagi nii väga meeldis, ma rääkisin sellest kogu aeg oma vennaga, väiksem vend siis. Ja siis läks vend trenni. Vend hakkas võistlustel käima, ma seal kõrval ikka karjusime niimoodi, et kogu see tribüün vaatas meid, et kes siin küll kohale on tulnud. Ja siis ma sain aru, et ikkagi mul paneb see niivõrd silma särama, et läksin ise ka trenni tagasi. Ja nüüd olen järjepidevalt teinud siin, mis meil on juuni algus 6 kuud. Ja ma mõtlen, et sa jätkuvalt oled niimoodi nii rõõsa ja roosa, et ja see on nii äge, mul peab silma nii särama. No see on see 1,5 tundi laias laastus päevas 3 korda nädalas, kus saad ennast välja lülitada ja ongi täiesti teha seda, mida sul kästakse. Käisid sa võistlemas ka siis või? Mina ei ole käinud. Ma arvan, et see oli ka hullum aja. Kui ma selle trenniga alustasin, siis ma lubasin oma emale, et mind ta kunagi ringis ei näe. Seda lubas mu vend ka ja vennal on nüüd 4. võistlused või 5. tulemas, et selles mõttes kunagi ei tea, kui ma tunnen, et on õige aeg ja ma tõesti tahaks ringi astuda, siis seda ma ka teen, ma endale mingid piirangud ei pane, aga pigem on see, et ma teen ikkagi seda trenni pärast ja hea enesetunde pärast, mis see nagu peale trenni annab. Ja ma mõtlen, et kui sa ikkagi 6 kuud järjepidevalt teed, siis su nägu on tõi täiesti nagu, või on sul nii paks see mingi kihtu, sa pole ühtegi sinikat tõi? Tõi jah, siiamaani mul ei ole näkku ühtegi sinikat tekkinud, et kõik ongi puhtalt keha peal, kuna trennis ma olen ikkagi paaris oma vennatüdrukuga, nii et meil on hea punt seal trennis ja ongi, et me oma vahel ikkagi vaatame, et me küll hakkame seda löögiliigutust tegema, kui näeme, et kaitse on näost maas, aga ikkagi nagu pihta ei pane. Et kuna ma pean ikkagi päris tihti siin jalkamängudel ja kõikel mikrofon käes rääkima, siis on natuke keeruline, kui mul oleks silm sinine, et mis ma nüüd ütlen. Et mõni mõtleb, et siin nädalavahetus läks pikaks, aga ei, õnneks seda ei ole juhtunud, jah. Mina mõtleks, et sai palliga vastu pead. Jah, kaunid. Valel ajal vales kohas. Ja just, ja õnneks naisena on selles mõttes ikkagi lihtne, et kui tekibki sinikas, et siis meik on see, mis ära petab. Aga selles osas nagu see on ikka päris jõhker spordiala, et aga teisipidi ma saan aru, et see tegelikult aitab nii tohutult välja elada ennast, et see on see koht, kus sa nagu lähed ja rapsiki kogu selle nagu igas inimesest tekib ikkagi seda frustratsiooni, isegi võib-olla mitte enda tegevuste pärast, võib-olla mingi üldmulli pärast on ju, ja sul on turvaline keskkond, kus välja elada, et tegelikult on see nagu üliäge. Jaa, kindlasti, et ma varasemalt ei saanud aru, kui inimesed räägivad, ma lähen trenni ja ma lülitan, ma saan ennast täielikult välja lülitada. Olles proovinud, nagu ma ütlesin, iluvõimlemist, tantsimist, võrkpalli, laulmist, kõike. Nüüd taibuks, siis ma saan aru, mida see tähendab. Et päriselt lähed sinna. Sulle öeldakse küll ette, mida sa tegema pead, aga sa oled täielikult selles nagu õhkkonnas, sa mõtled ka ainult sellele, et vahet ei ole, kui raske tööpäev mul on olnud. Trennis on ikkagi hea olla ja hea teha. Mulle tundub, et see vist ongi see, kui inimesel on õige spordiala tema jaoks, et vaata tõid erinevaid asju välja, aga see õige ei olnud siiamaani olnud ja kui sa leidsid selle õige asja, siis ongi see nii-öelda meditatiivne või see, kus sa saad välja lülitada. Ma arvan, et mõnel teisel on see mingi muu ala, aga see ongi nii tähtis see enda asi leida nii-öelda. Jaa, muidugi, et ega siin ei ole jah niimoodi, et lapsena pannakse sind jalgpalli ja sa jäädki selle juurde, mis on ka väga suur osa, aga samamoodi on ju kergejõustikus võistlustel lihtsalt lülitatakse ennast välja, et kui mul vend esimest korda ka võistlustele läks, ta ütles, et tal oli täiesti must silme eest, ta ei mäletanud mitte midagi, lihtsalt nii-öelda füüsiliselt tundis, et käed liiguvad, mitte midagi ei mäletanud, kuidas ta tegi, mida ta tegi. Ja siis küsisime, et kas sa kuulsid, kuidas me seal kaasa elasime? Ei, ma ei kuulnud mitte midagi. Et see ongi, okei, seal on ka natuke teistmoodi see adrenaliin, et sa astudki ringi, sa oled üks ühele kõike. Aga ikkagi suuresti, kui leiad selle õige asja, siis nii ta peaks sind tundma panema.
sa lähed selle sisse nii palju, sest et mul endal mängib jah, laps jalgati ja ma olen ka, kui ta noorem oli, väljakorras karjunud, röökinud, küsin kuusika, ei. Et selles mõttes ta on nii selle sees, et siis nagu ei kuulegi, teisipidi on see väga hea. See ei löö seda keskendumist sassi, on ju. Aga jah, see on nii põnev, kuidas igaüks leiab nagu enda oma nii-öelda ja see on nii tähtis. Jah, mul elukaaslase pealt on ka hea näide tuua, kui nüüd ta vaprusesse siis paar aastat tagasi mängima tuli, siis hakkas mul enda ema mängudel käima koos minuga kaasas ja oligi algul ema lehvitas seal härrale ja et noh, et tähelepanu saaks, et noh, et me tulime mängule, siis mul elukaaslane ikkagi oli nii keskendunud, et 90% ajast ei saanudki aru enne mängu lõppu, et me oleme ka staadionil. Ja see on nii müstiline, on ju. Ja siis noh, mul endal sama kogemus on, siis mõtled, et mis tal nüüd viga on, et ei tee välja, tegelikult ma saan aru, et tegelikult ta keskendub, on, et tal ei olegi. Ta on nii mõtetega jah, jalgal. Ja see ongi okei, ta peabki nii olema, aga lihtsalt see hetk on nagu endal pärast nii naljakas mõelda siis, et nagu kuidas see nüüd ei märka siis on ju. Ja, just. Et ühesõnaga kõik pealtvaatajad, ärge võtke seda isiklikult, see on loomulik. Ja, just. Kui nad teile mängu lõpus või mis iganes võistluse lõpus alles lehvitavad, siis see on sellepärast, et nad olid keskendunud. Ja kui nad ei lehvita üldse, siis järelikult lihtsalt nad ei jäänud enda mängu sooritusega rahule. Täpselt. Ja see on ka täiesti okei, on ju. See ongi spordi valu ja võlu. Aga rääkides nüüd teie fännklubist, kui palju sina fännklubiga nii-öelda asju ajad või üldse suhtlete, et teil on ju mega äge fännklubi? Jah, siin on viimased aastad see fännklubi saanud ka Eesti nii-öelda jalgpalliklubi mastaabis siis parima fännitiitli, et see on väga äge tunnustus meile, aga igapäevaselt olen selles mõttes nendega ühises grupi chatis, kus siis ongi, mina annan neile infot või kui küsin midagi, ma saan sealt neilt koheselt nagu mingit tagasisidet ja ongi iga võõrsilmänguga on see, et tegelikult ju fännibuss meil läheb välja, et siis seda kommunikeerin ka vastavalt siis sotsiaalmeedias ja noh, muidugi ei saa üle ega ümber mängupäevadest konkreetselt, kui nad koha peal on, et siis ka ikka alati tulevad seal hurraa minu juurde, et väga-väga juba sellepärast on äge seda tööd teha, et näha, kuidas kogukond taga on. Ja see on nii mega suur kingitus, kui sa nagu tunnetad seda nii-öelda vaprate karude tugevat häält, on ju. Jah, just. Ma ei tea, kas see on õigesti öelda, ta kõlas kuidagi loogiliselt. See vist nii öeldakse jah, et karud teevad häält. Ja, aga sellised mängupäevad, seal on ka sul ju roll kanda, vahepeal erinevaid tegevusi läbi viia, vahepeal nagu publikuga suhelda, on ju. Et kui palju sa selleks nagu nii-öelda eeltööd või ettevalmistad, kui palju sul see niimoodi koha peal sünnib? Sellel aastal meil on esmakordselt kõik kodumängud siis mingi koostööpartneriga seotud, et on koostööpartner siis esitleb mängupäevad ja sellega seoses on siis nende poolt see poolaja mängu auhind. See oli oma ettetöö, et need paika saada, need koostööpartnerid, siis ikkagi kuskil nädal ennem ma siis mõtlen, et mida, kuidas teha, olenevalt ongi. Meil nüüd oli Vitaminvel, et Vitaminvel annab kasti jooke, et mida sellega annaks teha, siis meil Pärnu keskus on olnud ja kõik, et vastavalt siis koostööpartnerile mõtlen, mis sobituks nende tegevustega ja siis mõtlen, kas siis nendega koos või siis nende nagu neile pühendatult selle mängu, et ta võtab ikkagi omajagu aega, et mitte oleks iga kord üks ja sama mäng, seepärast ma käin võõrsilmängudel ka, et näha, kuidas teised klubid neid olukordi lahendavad, mida nad seal korraldavad, et see on selline omamoodi väljakutse. Hästi loominguline. Ja pidevalt peavad nagu heas mõttes tundled püsti olema, et nagu igast võimalusest kinni haarata see nagu enda näoliseks teha ja siia poole anda, on ju. Just. Kui palju te kogukonnajuhtidega tööd või koostööd teete oma vahel? Hooaja eelselt siis on ikkagi samamoodi meil grupichat, kuna kõik on ju üle terve Eesti laiali, et siis seal arutame, just sel hooajal, kuna minul oli see esmakordselt, siis oligi, et klubid küsisid, et kuidas piletihindadega jäävad, et kes tõstavad, kes langetavad, kes kuidas teevad. Et see on näiteks, siis ongi siin paar raskemat vigastust on sel hooajal olnud, küll selles mõttes meie oleme pääsenud natuke kergemalt, kui nii võib öelda, aga siis ongi, et seal hoitakse kokku, soovitakse edu, pannakse need head sõnumid teele, või siis ongi, et kui siin mingid uusi rekordeid, näiteks klubi enda publiku arvu rekordi püstitamine, siis soovitakse jälle, et palju õnne, et teed õiget asja, et selles mõttes nagu pidevalt on ka see kogukond taga, et ma teaks, et näiteks kui mul oleks mingi mure küsimus, ma saaks ka nende poole pöörduda. Et kuna seal on ikkagi väga paljud olnud pikka aega, siin näiteks just Levadia
kogukonna juht pani postituse, et tal vist oli 8 soovaeg. Ehk siis pikalt, minul see esimene pool aastat ja temal 8, et ka õige inimene, kelle poole pöörduda, kui on vastavalt siis kogukonna konkreetse töö osas küsimusi. Kui sul see töökohta pakuti, kui palju sa enne isegi oskasid aimata, et mis see töö endast tegelikult kujutab? Kui tegevjuht kirjutas mulle, mul oli 2 mõtet, kas nad tahavad sotsiaalmeediaga abi või nad tahavad vallandada mu peikat. Ma ei tea, miks need 2 küsimust mul olid või see vallandus nagu, see ei olnud nii mõeldud või ma mõtlesin, et äkki nad on see, et nad tahavad nagu, ma ei tea, laenule saata teda, et läbi minu kuidagi moost, et mis on see linn, kus ta elada tahaks. Ma isegi ei tea, miks see nagu mõttena oli. Saatsin kohe elukaaslasele ka, et kuule, mind tööd tahetakse kohvile kutsuda, et ma ei tea, mis toimub. Ja siis mul elukaaslane ütles ka, et et aga sa lõpetasid just sotsiaalmeedia nagu alase kooli, et äkki siis nagu ikkagi sellega raames. Ma mingi, et ma ei tea, ma julgen talle öelda, et see teine mõte mul oli. ja siis aga nüüd ikka teab juba, et sul see mõte oli. Ma ei tea, võib-olla saab siit praegu teada. et ma ei tea, sorry. Aga siis me läksimegi sinna järgmine päev, läksime kohvitama. Ma ei saanud öö otsa magadagi, sest mul on selline aju, mis mõtleb natuke üle ka asju. Ja ma olin öö otsa magamata. Läksin sinna kohvile, ma ütlesin esimese asjana ka Karinile, et ma ei saanud magada. Karin ütles, oleks võinud öelda, ma oleks öelnud, millest me rääkima hakkame. Ja siis ma mõtlesin, no tead, läks nii nagu ta läks. Aga siis ta rääkiski, et ühesõnaga, et siin tuli nagu Rokol mõte lahkuda töökohalt ja nad mõtlesid, et kes oleks asendaja, et mina ja nii ta läks ja ega ma seal samas ütlesin talle Karinile siis vist kohe jah-sõna ka ära. Ma teadsin tegelikult nüüd siis 4 aastat tagasi, kui siis nagu Karini asemel otsiti uut kandideerimine oli. Kõik saatsid Brit kandideeri, et see on täpselt sinu töö. Ma ütlesin ja kandideerin. Hakkasin kandideerima, siis sain aru, et ma ei mäleta konkreetset kuupäeva, et 12. mai oli tähtaeg. Tegelikult oli siis nagu 11 vastu 12. töösel. Mina arvasin, et on nagu sama päeva õhtul. Ja nii ma magasin selle maha. Tuligi Roko kogukonnajuhiks, mis oli ka väga äge. Roko tegi ka üliägedalt oma asja. Mega respekt talle. Aga siis oligi, et kuidagi mingi auk minus oli, et kuna ma olen terve elu olnud selline asjaajaja ja aasta edeneja linnatiitel on ka ju minu käes olnud, et siis kuidagi tundsin, et mul on sellist aktivisti tööd vaja. Ja nüüd, kui oligi, et Karin tuli, siis ma ei mõelnud ka nagu topelt. Kohe oli see jah-sõna olemas. Aga aimasid see ka, mida see töö endast kujutab, et kui palju sul oli seda nagu päris sisuliselt nagu teada, et mis see kogukonna juhi töö siis nagu on? Suures pildis ma ikkagi enam-vähem teadsin, sest et ennem kui Rokol tööleping lõppes, me istusime paar korda maha, rääkisime. Samamoodi oli meil Kariniga mõned need vestlused, et suures pildis ma teadsin, ma lihtsalt ei osanud arvata, et mahukas on ta niikuinii, et selles mõttes ta ongi nii seinast seina päevad ja ülesanded, aga kuidagi, ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt ise selline nagu oma aja planeerija läbi elu olnud, et ma tean täpselt, kuidas, mida teha, mis järjekorras, et siis see sulandumine oligi nagu lihtne. Ja nagu sa tõid õigesti välja, kuna sa ole ka siuke nagu aktivist ja korraldaja on ju, et siis justkui oligi nagu õige asi, mis sind ootas lihtsalt. Just. Kukkus sülle, see oli täiesti ulme. Ma helistasin peale seda vestlust kohe oma emale ja ta ütles ka, et ei oleks õigemat tööd mulle. Et ja nüüd ongi. Ameerika vanama käis just külas Eestis ja kuidagi kõik elavad mulle suguvõsas ka kaasa. Ja kord, kui kedagi näen, siis küsitakse, et kuidas sul siis seal uue töö peal läheb. Eile oli lastekaitsepäeva üritus, siis mul onu tuli ka läbi. Kuidas sulle siis ikka meeldib, et et näha, et silm särab, kõike teed hea meelega. Ja siis küsitakse, et mis su töö ülesanne on? Siis ma ütlen, et mul ei ole ühte töö ülesannet. Et ma olen hunt kriimsilm, et see nagu võtabki ideaalselt selle asja kokku. Minu arust on hästi äge see, kui mängupäevadel on need pisikesed mudilased, kes on niimoodi kogukonna juhis kinni. See on nagu nii äge ja armas vaadata. Et sa oled nagu väike ema nendele seal on. Ja mul on hea näide siin ka Rehepapi staadionil veel mängisime kunstmurul, siis ma tegelesin saatjalastega, ehk siis need väikesed alla 140 sentimeetrised lapsed, kes meil siis neid mängeid väljakule saadavad.
ma nüüd vanust ei tea, mis neil oli, ma arvan, nad võisid olla meil kõige pisemad klubis. Ühesõnaga kogunesime seal ja ootasime nurgas, et mängijad välja tuleksid, ma hakkaksin neid siis ära jagama. Ja need väiksed lapsed kõik, seal olid tüdrukud ja poisid mõlemad, tulid, minu lemmikmängija on see, mina olen täna emmega koos mängul. Nad tõid nagu nii elulisi nagu lugusid mulle ja siis ma lihtsalt vaatasin ja mõtlesin, see on ikka äge töö. Et sa näed nagu laste emotsioonist ka ära, kui väga see neile tähendab, kui väga palju nagu kas või see, et nad on saatja lapsed. Nad on 2 minutit, kõnnivad mängijatega staadionile ja nad räägivad sellest terve aasta. Et samamoodi meil olid trennikülastused, kus siis esindus ja meeskonna mängijad siis jagasid ennast 2 paaridesse, käisid kõik trennigrupid läbi. Et anda natuke motivatsiooni mängida lastega või noortega koos ja teha üks äge trenn. Lihtsalt see emotsioon, mis sealt lastelt nagu tuli. Okei, mõned seal nutsid, et see nii-öelda suur esindusmeeskonna mängija vastas tiimis ja tema peab tema vastu mängima. Aga samas, siis oligi, et treener nagu ütles, et aga näed, sa ei tea ju kunagi, kes sul vastu võib tulla ka võistlustel on ja. Et kuidagi nagu läksid trennikülastusele, mõtlesid küll, et nii palju lapsi, et kuidas see treener hakkama saab. Ja siis nad kõik tegid, sa vaatasid, sa olid lihtsalt vau. Et siis ongi, et sa kuuled seda tagasisidet ka lapsevanematelt, treeneritelt, siis sa mõtled, et sa teed ikka õiget asja. Jaa, see kogukond on ikka mega suur. Ma ei ole kindel, võib-olla ma siin kohal eksin, aga mulle nagu näib, et Vapruse kogukond on nagu spordi mõistes nagu kõige suurem. Sest et neid lapsi, päris mudilasi lõpetades nagu fännidega, eks ju, ja seal vahepeal on ju veel lapsevanemad, on ju, et see on nagu mega suur. No lapsi ainuüksi meil klubis treenib ja mängib juba üle 550. Ehk siis panna neile kõigile õed, vennad, ma ei tea, tädid, onud, lapsevanemad, sõbrad, kõik nagu juurde ka veel, siis tegelikult on meeletu. Me rõhutame ka sellele nagu üldiselt ja klubisiseselt, et meie oleme ikkagi nagu kogu klubi, et meil on need väiksed 6-aastased, tegelikult on ka seal 4-seid on ja kuni siis nagu täiskasvanud meesteni 30 pluss vanuses välja. Et paljudel siin Eesti suurimatel on põhiliselt ainult need vanemad, et ei ole nii väiksest peast. Et see on ikkagi meeletu töövaev ja tähelepanu, mis sa pead sinna alla panema kõik. Jah, aga samas see rõõm, mis sa vastu saad, see on nagu nii kordades suurem on ju. No see annabki kuidagi nagu 3-kordse jõu vähemalt, et sa teed seda edasi ja isegi kui on raske, siis sa mõtled nendele positiivsetele emotsioonidele, mõtled, lähme edasi, teeme seda. Muidugi, ega raskus peab ka natuke olema, läbi selle me areneme. On ju, ega muud moodi ei saa. Aga aastast aastasse on ka ju perepäevad teil olnud, et kuidas tänavu plaan on? Tuleb ka sel aastal. Sel aastal on see siis 11. juuli. Ja me küll otseselt kontseptsiooni veel paika pole pannud, sest et see on minu esimene korraldatav, aga tuleb sellest ka midagi ägedat, et seal ongi ka koostööpartnerid taga, aitavad, teevad, mõtlevad, et selliseid üritusi, kui me võtame linnasiseselt on palju, aga samas ikkagi kuna jalgpall, meil ongi 550 mängijat endal, et siis ei oleks lihtsalt tulge esinduse mängule, vaid ikkagi kogukonna üritusi ka, et iga aasta tahaks seda nagu numbrit kergitada, et palju neid seal üritustel käib, palju mängudel käib, aga keeruline on selles mõttes, et see jalgpalli vaatamistrend on üle-eestiliselt selles mõttes langustrendis, et siis tuleb natuke rohkem pingutada ja vaeva näha, aga kindlasti mitte midagi sellist, mis oleks võimatu. Aga kas see vaatajate, pealtvaatajate trend siis nagu, kes nagu tuleb mängupäevale väljakule nagu langustrendis või? Jah, need, kes staadionile konkreetselt vaatama tulevad. Me oleme olnud siin viimaste aastate külastatavusega siis kodus top 3, siis võrreldes ka neid numbreid üldiselt, siis ongi, et kui siin paar aastat tagasi oli meil aasta peale kokku seal ütleme 12-15 000, siis eelmine aasta oli äkki 11, kui mul nüüd õiged numbrid silme ees on. Et selles mõttes ta on langustrendis üldiselt, et ei ole ainult Pärnus meie klubi, et on ka Tallinna klubidel näha seda langust, aga ongi, selleks ju kogukond on ja seda me mängupäevadega tegelikult ju tahamegi pakkuda ägedat elamust, et varasemalt on ka olnud meil kogu aeg nii-öelda pigem negatiivses võtmes toitlustus, et tullakse mängule, tahaks ikka ju midagi süüa, et aga polnud nagu konkreetselt peale snackida midagi. Siis nüüd on meil ka staadionil toidutiim, et kes siis tagab head soojad kõhutäied. Me võtamegi kõik arvesse, aga kui see
jätkab langustrendis, siis on keeruline seda nagu teostada. No selles mõttes oli nii äge, et sa praegu teed ka selle arengu välja, et nagu nüüd on võimalik nagu sooja toitu saada näiteks on ju. Et võib-olla mõned, kes pole veel nagu jõudnudki nüüd mõnda aega, et vähemalt teavad arvestada, et see on siuke nagu veel rohkem täisteenust pakkuv võimalus on ju. Et siin ongi, räägitakse, et jalgpallipäeva emotsioon või et jalgpallimängu emotsioon. Võtamegi konkreetselt eelmise mängu. Siin väga paljud eeldasid, et me kaotame, kuna vastane oli tugev, aga võitsime hoopis 3-1. See emotsioon, mis seal väljakul oli, terve sotsiaalmeedia on meie väravaid täis, mis meil siin keskvälja maestro Henri välja lõi 60 meetri pealt, pani palli väravasse üle väravavahi ja selliseid asju juhtub. Siis sa mõtled ka, et tahaks, et see staadion oleks täis, et lihtsalt nagu nad kogeks seda, mida mina oma silmis näen, et tegelikult okei, võib-olla võõras ei oska vaadata läbi minu silmad, et kui palju siia on vaeva nähtud, et ei ole see, et tule staadionile ja nii on, et tegelikult seal on ikka jõhker töö taga ja esindusmeeskond, ütleme siis tegelikult kõik jalgpallurid näevad nii palju vaeva oma trennidega, kõigega, et võiks olla rohkem seda jalgpallil käimist, et ongi, see on värskes õhus, sa istu kuskil kinnises saalis, päike paistab, mõnus on olla, et tegelikult siin ongi võib-olla üleskutse kõigile, et käige rohkem sporti toetamas, eriti kohalikke. Sa tõid nii ägeda asja välja, et juba see, kui me nagu tuleme kohale staadionile vaatama seda tööpanust, et see töö on mega olnud nii sportlastel endil, kui ka siis klubil, kes seda korraldab, eks ju. Et see on kuidagi nagu ka väike nagu tänu, kui me tuleme vaatama. Just. Et nagu aitäh, et te panustate, aga ma pole kunagi sellele niipidi mõelnud tegelikult. See on jah, et tegelikult me oleme siiralt tänulikud igale pealtvaatajale, olgu ta suur või väike, et kuidagi see aitab meil kasvada, see aitab meil areneda. Me saame vastu pakkuda ka head emotsiooni, et isegi kaotus on selles mõttes väärt vaatamist, et kui vaadatakse, need on ju tabeli tipus seal ja me oleme tabeli allpool, et tegelikult ei ole kunagi, et see on jalgpall. Jalgpall on 90 minutit, mitte siin 5 minutit. Et oleme näinud, kuidas oleme 0-2 kaotusest 3-2 viimastel minutitel võitnud, et ma ei oskaks seda sõnadessegi panna, kui ma peaksin nüüd kohe mingi üleskutse tegema, et pigem ongi see, et ka jalgpalli võõras inimene tegelikult saab vaadata niimoodi, et ta naudib seda mängu. 3 aastat võitis aega, et mu ema aru saaks jalgpallist. Ta algul arvas, et miks need 22 inimest seal väljakul ühte palli taga ajavad. Aga et tegelikult nagu ongi. Siin on ka selles mõttes hea öelda suu aitäh meie nagu fännidele, ultratele siis, kes vahet ei ole, oleme me seal tabeli tipus all, kus iganes, et alati on kohal, alati nagu seal elavad kaasa, teevad, et juba nende pärast tasuks mängule tulla, et nende kommentaarid, nende laulud, nende kõik on nagu nii äge, et seda mujalt ei saa, sest ilma naljata pole me Eesti parimad olnud siin viimaste aastad. Tead, ma jäin sinu jutu taustal mõtlema 2 asjale, et esiteks ma kiidan su ema, ta sai 3 aastaga jalgpallile pihta, mul poeg mängib sellest, kui ta on 3. eluaastast, ma pole siiamaani aru saanud, see suluseis on, ma arvan, ma ei saagi sellest kunagi aru, et see on nagu selline, mis? Ja teine asi on see, et ikkagi see kohal olles see emotsioon on ikkagi midagi muud ja hästi kihvt on, et see, et meil on ju Pärnus ikkagi rannakal katuspea kohal. Võib öelda, et ma olen enamik staadionit vist läbi käinud Eestis, aga jah, see katuspea kohal ja see kõik muu melu ja elu, mis seal toimub, et tegelikult jah, on äge. Kindlasti on ka teisi klubist, kes ägedalt korraldavad, ei saa midagi öelda, aga kuna tegu on Pärnumaa podcastiga, siis et Pärnumaa inimesed jõuaks ka, et tegelikult on äge. Ja mis mulle alati meeldib, ma ei tea, televiisorist seda vist ei tule läbi minu mäletamist mööda, et kui ikkagi mäng lõpeb, siis minu südamesse elad, tuleb alati. See tuleb alati, see tuleb mängu ajal, see tuleb mängu lõpus, selles mõttes, et need laulud on need, ongi paari aastaga, või tegelikult sul ei lähe isegi paart aastat seal aastaga ja sa tead kõiki neid laule elad kaasa, laulad kõike, et äge. Ja pluss see emotsioon ka, et kui mäng ikkagi läbi saab, sa saad konkreetselt mängijatele seal plaksu anda, öelda häid sõnu, et nii äge või näha nende nagu seda siirast emotsiooni, et kuigi seal on ju fotograafid, videograafid olemas, kes nagu jäädustavad neid hetki, aga ikkagi koha peal olles on midagi muud kui see, et sa läbi teleekraani või siis arvutiekraani vaatad. Aga kui ei lähe mäng nii hästi, kas siis on ka ikkagi mängija jaoks oluline, et keegi nagu
on tal seal väljaku ääres, et vaata, kui sul on nagu võidumäng, siis on muidugi ehe seda nii äge on jagada, on ju. Aga kui see mäng ei lähe nii hästi, see võib-olla on see emotsioon enda sees, et nagu kuram, et äkki ma nagu ei panustan nii palju, on ju. Et kas siis on ikkagi ka nagu hea tulla sinna kätt ette panna, et kuule, tule anna patsu, ja teine ei taha võib-olla mõeldagi selle peale, aga mina ikka tahan ju patsu anda. Ei ikka, et ega siin naljalt ei öelda, et see nii-öelda fänn on 12 mängija väljakul, et noh, see on Kossuga siin sarnaseks tehtud, et aga mul just selle küsimuse peale hakkasin mõtlema, et mulle nüüd see sama mäng, mis me 3-1 võitsime, mulle sugulane oli esimest korda mängul üldse jalgpallis. Ja noh, ühesõnaga tema kommentaarid on, et kõik naersime niimoodi, et mul on kõhulihased siiani valusad, aga nagu noh, ongi, kui sa oled nii jalkavõhik, ta karjus täiest kõrist. Mängu lõpuni oli 5 minutit, tema arvest tuleb 15 minutit veel lisaaeg kohe otsa, ta karjus, let's go poisid, 20 minutit veel. Kogu tribüün naaris, vaatas, mis asja, mida ta nüüd ajab, et mis ajagraafik tal on. Ja siis mõtlesin, et kuule, tegelikult on 5 minutit jäänud. Ta hakkas niimoodi naarma, ütles, sorry, minu viga, 5 minutit, läheb poisid. Et noh, et sellised nagu emotsioonid sa mõtled ka, et noh, et oled see jalkavõhik või mitte. Ja noh, ongi nagu kaotuse puhul ongi võib-olla mängijate mastaabis nagu tugevamalt tajuda seda fännide kohalolu, et noh, et kui nad isegi nagu kaotusega sul elavad kaasa, laulavad 90 minutit, tulevad lõpus plaksu andma. Et see on pigem nagu ka see, et kus sa mõtled, et noh, tegelikult on neid fänne vaja, et olgu neid 1, 10, 100 000, noh, mis iganes, et tegelikult noh, vahet ei ole võit või kaotus, fännide olemasolu on alati oluline. Et ei pea nagu põlgama seda, et kui mäng ei lähe nii hästi, et siis nagu, et kuidas ma nüüd reageerin, et igati pidi tuleb kaasa elada, ka siis on, et ka see annab tuge ja jõudu. Just, et üks mäng, okei, kaotasime, tuleb järgmine mäng, seda me ei ole, me ikka samamoodi võitma. Noh, jalgpallis ongi, meil on hooaja peale 36 mängu, ilmselgelt tulevad ka tipptiimidel neid kaotusi, et sellest ei saa üle ka ümber, et oluline on ikkagi see fänn, jah. See on see mängu osa lihtsalt. Et ühesõnaga tasub siis vaatama tule, kuna see järgmine kodumäng on, et millal tasub siis platsis olla nii-öelda? Jah, nüüd on selles mõttes pikalt paus, kuna koondismängud tulevad vahele, aga järgmine kodumäng on 16 juuni kell 7. Kui siis valitsev Eesti meister tuleb meile Rannastaadionile külla. No siis on küll seda ühte meest sinna tribüünidele juurde vaja. mitte selles mõttes konkreetselt ühte. Võiks nagu ikkagi, aga jah, selles mõttes, et see 12 mees oleks meil seal tribüünil olemas. Et see on kindlasti jälle samamoodi, kuna on teisipäeva õhtu, mida ikka paremat sul suvel teha on, kui jalgpalli melus olla. Nüüd on suveõhtud, ilmad on loodetavasti ilusad, mitte Eesti ilmale kohased. Et siis kuidagi see ilus ilm ja Rannastaadion ja kõik see nagu kutsub vaatama, vähemalt enda silmis. Ja süüa saab ka nüüd. Süüa saab, muusikat saab kuulata, meil tuleb DJ mängima. Lastele on Lottemaa tegelased kohal, lastele on näomaalingud, lastenurk, et vahet ei ole, oled see 2-aastane, oled see 20, oled see 60, et kõigil on seal tegevust ja olemist. Kuule, aga siis tuleme kohale, muud ei midagi. Ja vahepeal, kui tuleb hirmus isu ja nälg kuidagi jalgpallil näppu pulsil hoida, siis tasub Vapruse sotsiaalmeedia kontosid jälgides, et seal neid videosid ikka tuleb aega. Ja noh, selles mõttes, et ega siin nooremad mängivad ka, et kes vähegi tahab, siis ongi. Meie kanalid on infoga üle küllastatud, et saate kõikjalt info kätte. Ja, aitäh sulle, Brit, ja jõudu tööle. Aitäh kutsumast.